mis on ajalugu? Mul hakkas korra nagu tulema mingi idee, aga siis see video pani mind plokki. Tähendab, see on siis, see mõte, mis mul tuli, on see, et ajalugu tegelikult, noh, see on nii universaalne idee, ma arvan, et kõik arvavad niimoodi, et aitab meil ikkagi sellest tänapäevast aru saada, sellepärast, et siis, kui ma ajalugu õppima hakkasin, siis ma hakkasin ka sellest paremini aru saama, mis siin tegelikult tänapäeval toimub, et tegelikult enne nii väga ei saanud aru, mis ja miks ja kuidas, et okei, nii on, aga miks, et siis see tegelikult aitab seda pilti kokku viia, et noh, mis see definitsioon siis võiks olla selle põhjal, ma nüüd täpselt ei oskagi öelda, aga see võiks selline seletus võib-olla olla, et ajalugu on midagi, mis aitab meil tänapäevast paremini aru saada. Ja mis sind nagu on aidanud, kas mingi konkreetsed nagu kursusel mingi konkreetsed teemad või mingi lugemine või kuidas see nagu on aidanud sul nagu mõista tänapäeva? Mis selles ajaloo õpingutes on nagu aidanud sul nagu mõista paremini? Mind isiklikult küll üks konkreetne teema, mis mind nagu väga palju aitab, on just see, mis on nagu seotud usu ja religiooniga, sest et ma tunnen, et see on nagu väga-väga terve selle meie inimkonna ajaloo läbiv selline teema, mis algas juba seal ütleme üle 3000, nüüd juba rohkem, üle 3000 aasta enne Kristuse sündi, kui nii võtta pihta ja mis tegelikult kõik oligi selle kõige alus, see usk ja religioon, mis sellest hiljem välja siis kujunev religioon, alguses lihtsalt usk, et sellele nagu see ajaloo nagu käsitlus või see ajaloo nagu mõistmine tegelikult käibki alati läbi selle kuidagi kõik need, kas on sõjad või on üldse see poliitika on sellega seotud ja kõik, et niivõrd palju on sellega seotud, et see on nagu üks selline läbiv joon ja sellepärast kuidagi see, kui sa küsid, et ühte sellist teemat, siis minu meelest see usu ja religiooni teema on seal nagu väga selline läbiv ja mis nagu mind on nagu aidanud ka kõikidest teistest teemadest, mida rohkem ma nagu sellest aru saan, siis seda rohkem ma saan ka nagu ajaloo nendest teistest teemadest aru, sest see kuidagi õudselt nagu hästi nagu lõimib läbi siiamaani tänapäevani, ütleme niimoodi, et kus ta on nagu siis, mis piirkondades ta on ikka veel nagu väga aktiivne, ütleme see usu ja religiooni teema ja kus nagu võib-olla see on kuidagi ühiskonnas nagu natuke kõrvale tõstetud ja et see on see, aga sellega ma praegu ei tegele, aga ikkagi tegelikult võib-olla ei mõeldagi selle peale, et tegelikult see on alus ikkagi, kuidas me üldse siiamaani oleme jõudnud, aga siis jällegi tõstetakse see eemale või siis mujal on kuskil, kus meil maailmas on ikkagi see nagu väga tähtis alles ja see on väga suur osa ühiskonnast, et see on võib-olla üks selline suur teema, jah. Ja kas veel mingi asi, mis siin nagu on aidanud ajaloo õppimisel nagu mõista tänapäeva või ütleme need sündmused, see religioonist aru mõistmine, erinevate religioonide tundmine, ma saan aru, jah? Jah, et kuidas see ja nagu siis, on ajas kuidas on ajas muutunud, mida inimesed on uskunud ja kas on äkki veel midagi, mis nagu seda nagu on aidanud? Kas on veel midagi sellist nii põhjapanevat, nüüd ma kohe ei teagi, siis peab täitsa mõtlema, et mis nüüd veel võiks olla ajaloo õppimise juures. Võib-olla pigem isiklikult, mis ma olen võib-olla siis õppimise juures, mis on nagu mind palju aidanud on või kuidagi aidanud nagu sellest paremini aru saada või mis mind on nagu huvitanud, võiks nii öelda, et on tegelikult sellised mingisugused huvitavad nagu detailid, mis on võib-olla seotud emotsioonidega või mingite karakteritega või mingid sellised nagu isikud või nagu ajaloolised isikud või? Kas ajaloolised isikud või pigem see, et mida nad on nagu tundnud või mis on nagu juhtunud või mis on, et ma nagu mind ei huvita nagu see ajalugu mitte nii väga kuivalt, et need aastaarvud ja kõik see, vaid see, et mis nagu need kuidas ma ütlen, see emotsionaalsem pool ka, et mida nagu need inimesed võisid sel ajal tunda või miks või mis need asjad juhtusid, et kõik sellised, et mind nagu, minu meelest see on nagu huvitav, et kui mõnda inimest huvitab selline kirjandus, mis on nagu
noh, ma ei tea, proosakirjandus või niimoodi, siis mind nagu just, et kus on nagu sellised noh, emotsioonid mängivad välja või mingid suhted või asjad, et siis mind nagu pigem huvitab see nagu läbi ajaloo, et mis seal nagu siis nagu päriselt juhtus, et mis sündmused ja miks ja kuidas see kõik niimoodi kas nagu ajalookirjandus või pigem nagu mingi jutustuse laadne või? Nojah, pigem, noh, et ikkagi, mis on nagu päris tõsielu või noh, ütleme niivõrd kuivõrd võimalik on ja mis on teada ajaloost, aga just siis, kui ma seda õpin, et siis ma nagu proovin leida seal neid mingisuguseid selliseid huvitavaid nüansse või selliseid huvitavaid ka karaktereid või inimesi või niimoodi, mis nagu aitavad seda kuidagi elavdada. Et see on üks, ma ei oskagi seda võib-olla niimoodi sõnadesse otse niimoodi panna, aga see on selline võib-olla, mis ma nagu ise mis loeb nagu seoseid siis nagu, jah? Jah, läbi mille ma ise teen endale ajalugu nagu huvitavamaks vahel, kui see nagu kipub olema selline hästi nagu mingites faktides niimoodi kinni, siis ma nagu vaatan, et mis seal faktide taga nagu on ja siis see kõik aitab nagu selles mõttes, kui mul paremini õppida seda ajalugu ja ka üldse aru saada ja et sest, et tegelikult ajalugu on nagu tänapäev, kus tegelikult hästi palju igasuguseid asju juhtub ja kõik on nagu inimesed ja nende tunded ja igasugune kõik, mis juhtub, samamoodi oli ka seal, et kui me läheme sinna tagasi, et kui me ka seda vaatame, et mingid faktid, aga tegelikult kõik nende faktide taga on mingid sellised lood ja juhtumised, igasugused huvitavaid asju ja inimesi, et siis ma nagu, et see võib-olla on üks selline teine joon, mis ma võiks välja tuua, mis mind ennast siis võib-olla huvitab või mida ma ise otsin sealt ajaloost. Nii et ajalugu on siis üks sellega need lood, mis on sinu jaoks siis nagu, mis on seotud siis mingi kultuuri või inimeste või siis nende pärimuste ja uskumustega ja siis sündmused. Jah, sündmused, ja arengud ja sellised huvitavad isikud või ka mis see, mis meil muidugi teada on, et mis seal nagu juhtus või nende inimeste vahel või miks nad selliseid otsuseid tegid või kõik see nagu on nagu lisaks veel nagu see nagu elavdab seda kõike, et ta nagu teeb nagu see tundub nagu see oleks ka nagu elus praegu või kuidas ma ütlen, et nagu see toimukski praegu, kui sa lähed nende lugude sisse nagu siis või hakkad neid nagu uurima ja lugema. Nii, aga aitäh sulle! Palun!